osakond siis jaguneb kaheks, on restauraatorid ja disainerid. Tegemist on siis väga praktilise erialaga. Kui tudeng kooli astub, siis ta tegelikult peab valima kas siis disainisuuna või restaureerimissuuna. Et niimoodi võib ka maketti teha. Et restaureerimissuund saadakse ülevaade konserveerimisest, saadakse ülevaade restaureerimisest. Et konserveerimissuund on pigem siis muuseumid ja restaureerimine on siis niisugune tavakasutuse jaoks. Et kui inimesed teevad näiteks kodus endale mööblit, restaureerivad ise, siis tegelikult puudub see teadmine. Et siin koolis saab siis niisugused praktilised restaureerimisoskused. Disainisuund annab algteadmised mööblidisainist, ergonoomikast, ruumilisust, kuidas ruumi paigutada, et tegelikult see läheb väga kokku ka niisuguse interjööri põhitõdedega, et kuidas siis sobitada mingeid asju kokku, kuidas materjale kasutada. Meil on ajas ju tegelikult uued materjalid tulevad järjest peale. Seda innovaatilisust poolt püüame ka rohkem tudengitele edasi anda. See seljatugi kindlasti, isegi kui see tagumine jalg siin on selline nagu ta on, siis võib-olla siia oleks võinud mingi tüki vahele panna, aga vähemalt see seljatööplaat oleks pidanud tehtud mingi kaldega tahapoole olema või siis päris 90 kraadise nurga all. Meil küll tehakse arvutigraafikas väga palju asju ära, et meil on kujundusprogrammid SolidWorks ja Photoshop ja Illustrator, mida me siin kasutame, aga käeline oskus joonistada ja visandada siis näiteks kas või kliendile või enda jaoks on tegelikult ülioluline oskus. Et me ei saa minna ainult siis arvutipõhisele tegevusele, et mina leian, et käeline oskus joonistada või mingeid asju ise valmis teha on oluline ja seda siin mööbliosakonnas kindlasti saab.